Järgnevas loos räägime natukene sellest, milline nendest 6 automudelist 2 on siin minu selja taga praegu juhtumisi Volvo ja Volkswagen, sealt tuleb ka Škoda, saab siis aasta auto tiitli, autoageranikud on kohal, otsustavad ära, kes siis on esimene nendest 6, kes viimane, aga ütleme juba ette ära, et ka see 6 koht saab olema väga kõva, sest üle 50 auto oli tegelikult valikus ja 6 jõudsid siis finaali, aga viskame pilgu peale, mis siin toimub. See auto, mille mina roolis siin nüüd istun, on vaieldamatult kõige parem auto, nii varustustaseme kui mugavuse poolest. Näed, ma saan ka siit auto võtme, aga ma pakun välja, et see auto, aasta auto tiitlit ei saa, Tõnu, ja ma arvan, et see põhjus, miks ta ei saa, on see, et ta hind on ikkagi üle 80 000. No jah, ega see konkreetne Passat, mis meil on siin on 50 000 peaaegu, aga no baasinud peaks ta kuskil 50 kandist hakkama, nii et ega tegelikult eksklusiivsete automarkide esikohta ei saa ju alati ka välistada, sest meie ajaloos on ju Mercedesel ja BMW esikohad tegelikult olemas. Väga tahaks anda talle esikoha punktid. Jah, eks tal on kindlasti omad head olemas. See viga on jah, see mis sa ütlesid, see 80 000 konkreetse auto hinnanumber loomulikult. Aga ega ei julge kunagi enne öelda, kui need kõik hääled on kokku loetud, sest üllatused on meile varemgi tulnud. Noh, ega see Volvo on vist hinna poolest jah kõige kärtsum siin, et rääkisime natuke Volkswagenist, mis meil siin veel on? No selja taga seisab üks Ford Mondeo, siis kuskil raja peal peaks liikuma Škoda Superb ja Hyundai Tucson ja Honda HR-V teevad siin samuti kuskil laitsa vahel oma tuure praegu. Me oleme esimest korda, mina vähemalt küll, ma ei tea mitu aastat ma siin olen žüriis olnud, 10 kindlasti, lume käes teeme seda testi. No ükskord meil tegelikult oktoobrikuus ja oli lumi oli maas. Ega palju puudu jäänud, et hommikul rada oli jääs ja järgmisel päeval tuli umbes samasugune purga maha, nagu meil siin praegu on, aga noh, seda oli karta, et kui me seekord jaanuarisse jäime, et üllatusi tuleb, aga tõttelda nüüd juba ütleks, et päris meeldiv üllatus. Ja üllatus on hea, et no ütleme nii, et me saaks teha saate küsimus, et mis autoga on tegemist, et ega siit nagu väga lihtsalt tagant välja ei loe. Eks meil on 6 tükki umbes selliseid praegu võtta siin selle ringi peale, sest et me olen paar tundi juba sõitnud ja eks need tagaluugid lähevad ikka väga lund täis küll. No mis sa ise kokku võtad? Minu hinnang on see, et kui alati on olnud selline kindel 6 auto minu jaoks selle 6 finalisti seas, siis ma pean tegelikult ka ütlema, et seekord seda 6. autot ei ole. Ei tahaks anda seda viimast kohta nii öelda enda poolt välja. No seekord on meil see esikuuik üldse ju 3 klassikalist sõiduautot ja 3 erinevat mõõtu linnamaasturit, kõik väga populaarsed mudelid ja kehva autot tõesti selles seltskonnas ei ole. Seda on näha ka eelmise aasta müügitabelites, kus need kõik autod on tõesti arvestatavad tegijad. No mõned on lihtsalt nii uued, et ei ole veel absoluuttabelis väga kõrgel jõudnud, nii et eks meil mõtlemist on, me võtame mõned päevad kindlasti mõtlemisaega ja üritame siis selle pingeri paika saada, aga elu näitab, et ka hullemates olukordades on see pingerida paika pandud. Tegelikult on päris keeruline seda rivistust teha, sellepärast, et olgem ausad, 3 autot on ju selgelt üksteise konkurendid, üks auto on selgelt teistest kallim ja üks auto on ju tegelikult tunduvalt odavam kui kõik teised. Sa panid nüüd küll päris segast, ütleme nii, aga okei. Nii see on, jah, 85 000 ja alumine ots alla 20. Just täpselt niimoodi ongi ja noh, tegelikult eks see hind tuleb mingil määral ikka mängu, aga ma arvan, et siin, no ma ei tahaks midagi välja tuua, aga võib-olla äkki Superb on kõige rohkem nagu ennast üllatanud, kui me võrdleme eelmist mudelit ja praegust mudelit. Mina saladust ei tee, minu jaoks on ta number 1. Et kui me nüüd praegusel hetkel võrdleme eelmist ja praegust mudelit, siis tegelikult see vahe on öö ja päev. No, Passat on, ütleme, natukene evolutsioonile nagu ka Mondeo. Volvo tuli tegelikult väga ideaalse autoga välja, aga selle hind on ikkagi teistest kõrgem ja see võib siin muutuda natukene selliseks teguriks, miks seda ei valita. Ja noh, olgem ausad, HR-V on üpris odav, aga samas selle bensiinimootor ja variaatorkast ei olnud just kõige parem lahendus.